YouTube'i kanalil on Kevin. Tere! Kõik küsisid alguses, et kas Kevin ka minu YouTube'i kanalil on. Nüüd on igatahes. Me lähme Haapsallu puhkama 2 päevaks. Esimene päev ehk siis täna me telgime. Kus me telgime? Mere ääres, ma kohta ei mäleta. Igatahes mere ääres, pärast lähme vaatame üle. Ja teise päeva me oleme Airbnb's, meil on hästi ilus Airbnb, seda te ka näete. Ja me hakkasime sõitma, kell on 11:45, me peaks kohale jõudma umbes 2:30 või 3, pigem 3. Me jõudsime nüüd Keila joale, me lähme vaatame Keila ja üle, siis lähme äkki ka Arvo Pärdi muuseumisse. Me pole kumbki varem Keila joal käinud ja see on vist üks ainukesi kohti, mis on päriselus ilusam kui pildi peal. Nagu ma olen hästi palju pilte näinud Keila joast, aga ma ei ole siin kunagi käinud ja ma ei oodanud, et see nagu päriselus ka nii ilus on, kui mitte ilusam isegi. Kes ei ole veel Keila joal käinud, siis see siin on teie märk, et tulge Keila joale, sest siin on nii ilus. I try to fix you. Kas ma olen kole või? Ei, pime oled. Pime olen või? Jaa. Me käisime ära Keila joal ja Türisalu pangal ja meil oli kindel plaan, et me tuleme ka Arvo Pärdi keskusesse ja ma vaatasin lahtioleku aegu 12:06, aga ma ei vaadanud päevi ja see on esmaspäeval, teisipäeval suletud, täna on teisipäev, see on suletud, aga me tulime niisama vaatama, milline see ilus hoone väljast välja näeb. See munakivitee on olnud siin aastast 1915. Me jõudsime nüüd Peraküla randa telkimisalale ja siin oli päris palju rahvast autodega, ehk me alguses veits kartsime, et äkki on kõik telkimiskohad täis, siin on 16 telkimisala, aga ei ole ja me leidsime ideaalse koha omale. Selline puidust laud, seal on meie grillimiskoht ja seal teisel pool teed, seal on vetsud ja seal on rand, kui siit minna, ehk ideaalne. Sealt tuleb Kevin, me otsustasime, et me pargime autoga siia samma, et meil oleks kõik hästi lähedal. Me paneme nüüd telgi kokku. Juhtus hoopis nii, et kohe kui me telgi juurest ära läksime, see telk võttis tuule alla ja tahtis minema lennata, aga õnneks mina olin telgi juures ja sain sellest kinni. Nüüd on meie telk siis siin, kus on natuke kõvem pinnas. Me küll teadsime, et liiva sisse võib-olla ei saa, aga me üritasime ikka, sest seal oli all kõvem liiv. Aga nagu näha, siis see ei aidanud. Ja nüüd me tõime siia rasked kotid ka sisse, ehk loodame, et see enam minema ei lenda. Võtsime omale kaasa sellise matkalaua ja nüüd ma teen selle hästi ilusaks, et meil oleks hästi nunnu piknik. Kevin teeb samal ajal lõket, siis meil on soe ka, et sellepärast, et tegelikult on väga jahe ja tuul on mega kõva. Siin on nüüd minu meistriteos. Mis meil täna menüüs on? Kõigepealt see kandik, see on peaaegu täiesti minu tehtud. Need lavaširullid ma tegin ise, siis ma tegin sellised kaneelirullid, mis näevad välja nagu muffinid. Siis sushi tegi emme, aga see oli minu idee teha. Siis siin kandikul on snäkid, siin on viinamarjad, juustud, veel juustu ja korvikesed. Korvikesed ma täitsin ka ise.
kaneeliroll. Täiesti tavaline, aga tegelikult ei ole. Ei ole tavaline. Lõhnab kaneelirulli moodi. Võtad siis selle muffini paberi ümbert ära. Esimese ampsu. Maitseb nagu kaneelirull. Maitseb. Küsige retsepti Bärberi käest. Imelises. Ma võtsin Google'ast retsepti. Kell on 21:41. Väljas on 16 kraadi, kuigi suvi on. Ja me ilmselt nüüd pakime asjad kokku ja lähme magama, sellepärast et reaalselt nii külm on. Tuul on nii kõva. Kui tuult oleks, siis ilmselt oleks soojem. Aga jah, ja homme õhtul õnneks kella 4 me saame Airbnb-sse, seal on mõnus kodune soe. See on vist kõige ilusam päikseloojang, mis ma näinud olen ja mitte selle päikse pärast, vaid see meri on nii mässune ja see on nii ilus. Osmussaar on kuskil seal. Seal. Ma ei näe midagi. Seal. Kuidas on? Lahe on. Okei, me ei suuda vastu panna, me peame ujuma minema, sellepärast et lained on nii ilusad, see päike on nii ilus. Kevin läks praegu ujumisasju tooma. Ma loodan, et päikseloojang sellega ära ei kao. Reaalselt see oli küll üks minu parimaid kogemusi elus, sest nagu need lained on nii suured. Nagu... Hommik, kell on 9:23. Märkasime natuke aega tagasi ära, et see oli tegelikult kell 8. Öösel, kui me alguses magama jäime, oli nii külm. Pidin omale kampsuni peale panema, aga hommikul hakkas, tuul jäi vaikseks, isaks kuum ja siis ma pidin selle ust ära võtma. Aga muidu üldiselt sain päris hästi magada. Nüüd me teeme siin kohvi ja süüa. Siin on Kevini koduaia mustikad ja koduaia tomatid. Neid saame hommikul süüa. Keedame kohviaks siin vett, isegi kohvi korrassime, kohvitopsid. Lõhnab hästi või? Oi. No veel või? No aitäh. Teeme hommikuks hoopis nuudleid, et kõht oleks kauem täis. Need on mu lemmiknuudlid muide. Poodi lähetes kindlasti oske, need on nii vürtsikad, need on nii head. Vaadake, kui palju kastet. Telk on seest muidu selline, täpselt 2 inimese jagu. Ilma katteta on ta siis selline, nii ilus. Me käime korra veel mere ääres, Kevin käib ujumas, võib-olla teeme paar pilti. Aga kõigepealt ma pean oma kulmud korda tegema, sellepärast, et kuigi ma igapäevaselt meiki ei kanna, siis mul on nii paksud ja karvased kulmud, et ma lihtsalt pean need korda tegema, sest muidu need on igal pool laiali. Ehk, jaa. Nii, nüüd nad on enam-vähem normaalsed. Näen välja nagu inimene. Mitte karvane inimene. Nii et lähme randa. Ma vist vahetan riided ka veel ära. Sellepärast, et Kevin pidi ilusamad riided panema ja ma ei saa halvem olla. Mul on selles praegu Kevini särk on ju. Ja mul on selline värk, et iga kord, kui ma mõtlen, et huvitav, kas mul sai piisavalt särke kaasa, siis ma mõtlen, et kui ei saanud, siis ma saan alati mõne Kevini särgi võtta. Ehk siis mul ei ole kunagi muret sellega, et kas mul on piisavalt särke kaasas. Siit tuleb meganummi pilt. Oih. Keegi on pallis, jah?
Mine jookse, hüppa vette, ära mõtle, kui kuum või külm vesi on. Kuidas vesi on? Külmem või? See rand on reaalselt nii tühi, nagu kell saab kohe 12 ja siin ei ole peale meie põhimõtteliselt mitte kedagi. Seal kaugel, mingi 200 meetri kaugusel on 2 inimest, aga see on nii privaatne. Me saime nüüd oma asjad siin Pera külas kokku. Kell on 12 läbi ja me mõtlesime, et äkki me lähme vaatame Rummu karjääri üle. Reaalselt aasta on 2021 ja me ei ole kordagi elus Rummu karjääris käinud. Ehk millalgi võiks nagu esimene kord olla. Ja siis peale seda me sõidamegi Haapsallu, me saame kell 16.00 oma Airbnb'sse sisse. Lätud ei olnud just kõige õigem valik seal üles ronimiseks, aga me jõudsime nüüd oma Airbnb'sse, me käisime vahepeal kuskil Tammetaru bistroos söömas natuke peale Rummu karjääri. Seal olid jõhkralt soodsad toidud, kohvi oli odav. Soovitame, kui te olete Anna budget, on ju, siis käisime just enne siia tulekut Haapsalu raudteejaamas, niisama ringi vaatamas. Ja nüüd meie Airbnb. Teen kohe Airbnb tuuri, see on täiega ilus. Siin on kõigepealt meie voodi. Hästi ilus, akna ääres, seal on selline vanaaegne, mis see ongi nüüd? Raadio, siin on suur telekas, siin on selline ilus diivani nurk, siis siin on rõdu ja köök on hästi suur, selline köök ja siis vannituba. On selline koos vanniga ja see oli 64 eurot äkki. Üks, mis on minu arust väga mõistlik hind. Äkki ma panen selle Airbnb lingi siia video alla ka, kui keegi on Haapsalut tulemas ja tahab nagu ilusat ööbimiskohta. Aga me nüüd natuke puhkasime ja lähme jalutame linna peal ja lähme sööme kuskil õhtusööki. Ma ei olegi tegelikult varem Haapsalus niimoodi jalutamas käinud, ma olen ainult praami peale läinud, läbi sõitnud. Siin näeb olümpiat. Kordas või? See kokteil on reaalselt suurem kui mu pea. Okei, sama suur. See on käsitöö limonaad. Oi, tähendab, mis ma ütlesin? Kokteil. Käsitöö limonaad. Täiega, mingi magus koht tuli. Nämma võtsime omale parti. See näeb ilus välja. Jalutasime kogemata kontserdile sisse. Sisse jalutanas? Korra jalutasime. Jaa. Kuursaali ees on kontsert Taukar, kes siin veel on? Viktor Kroon ja Stig Rasta. Viktor Kroon ja Stig Rasta, ideaalne kombo, trio, mis iganes. Ja me ei teadnud, et siin kontsert on, aga nüüd me kuulame, ei olegi piletit vaja. Me ei ole tegelikult sees praegu, me oleme täpselt lintide taga. Me ei tee midagi ebaseaduslikku. Ma kohe näitan, me ei ole sees. Me oleme siin, aga kontsert on seal, ehk me ei ole sees. Me kuulame siin.
käisime õhtust söömas sellises kohas nagu Purtse Gastro. Seal olid jõhkralt head toidud, mega normaalse hinnaga. Part oli 13 eurot, mega hea part. Siis magustoiduks ma võtsin ja Kevin võttis ka Belgia vahvli, mingi karamellikastme ja vaniljäätisega ja see oli ka nii hea. Ehk kui te tulete Haapsallu, siis minge kindlasti Purtse Gastrosse. Me tuleme ka kindlasti siia tagasi, sinna lähme tagasi. On ju? Jah. Ja siis läksime jalutama promenaadile ja avastasime, et Kuursaalis toimub Taukari ja selle sammuse Stig Rästa ja kes see kolmas on? Viktor Krooni kontsert. Ja siis me kuulasime seda seal, ehk me nagu jõudsime nii õigel ajal sinna. Ehk mega mõnus. Ja ilm oli ka õhtuks päris soe. Nii, kell on nüüd umbes 8:30 läbi natuke, märkasime 8:30. Teeme omale süüa, kohvi, me peame siit kell 12 välja minema, ehk tegelikult aega veel on, nii et me saame rahulikult süüa ja siis me hakkamegi tagasi sõitma. On kohvi hommikuks, see vist, hommikuks me ostsime omale selliseid ma ei tea, mis need on, jogurtid, mingi, müsli, mango, moosi ja jogurtiga. Siis üritame telekat tööle saada, midagi telekast panna. Kevin joob musta kohvi ja mina joon piimaga kohvi. Nii armas. Hommikusöögiks käib Traffic, lemmik. Ma tahan, et Traffic esineks mu pulmas. Traffic, kui sa seda näed, siis mul on kõigepealt vaja pulmi, aga arvestage sellega. Tulime ikkagi tuppa, sest väljas oli liiga kuum. Meil on nüüd asjad koos, seal on kõik asjad. Ja me hakkame kodu poole tagasi sõitma. Oli tore reisike. Haapsallu me tuleme kindlasti tagasi, kas või sellepärast, et sööma minna sinna sammu, kus meile käisime. Jah, palju kohti jäi veel käimata, sest me ei olnud kogu aeg Haapsalus, vaid me olime seal telkimas ja igal pool mujal, Keila ja mujal. Ehk kindlasti võite panna mulle subscribe, siis te näete mu järgmiseid videoid, võite seda videot likeida, minge jälgige mind ka Instagramis, Instagram on pärbelmoros ja muud mul öelda ei olegi, näeme juba järgmises videos.